väike sissejuhatus. Minu jaoks olete te täna teate, kes? Täna te ei ole minu jaoks ei mehed ja naised ja tüdrukud ja poisid. Täna no põhimõtteliselt on ju. Täna mina ei ole vangivalvur. Ma olen vana vang. Et siis mina ei räägi teile vangla elust nagu seda ametlikud näevad. Mina räägin seda, kuidas vangid nägid seda elu. Ja minu jaoks olete teate, kes? Te olete just kinni kukkunud. Ja mina hakkan teid värbama, et teist saaks normaalselt kurjategijad seda. Mina olen üks põhiboss, kes teab kõike vangla elust. Et te oskaksite vanglas õigesti käituda, siis ma õpetan teile. Noh, see on nagu selline väike arusaamine sellest, et kuidas mina teiega täna rääkima hakkan. Et proovige nüüd aru saada sellisest asjast. Kindlasti on ekskursiooni jooksul selliseid asju, mida te kuulmise ajal teil natuke riivab kõrva. Kindlasti. Te võite mõelda, mis minu jaoks selle elus päike seal mitte midagi uut on küll. Uskuge mind. Et siis mina tahan teist teha neid normaalseid vange. Et siin vange, sellepärast ma ütlen, et te olete kõik minu jaoks ühe vanused. Ja minu jaoks te ei ole mehed ja naised, ärge mind häbenege. Kui ma midagi küsin, siis vastake nii, kui te mõte pähe tuleb. Et see oli nii, ärge häbenege. Et miks ma tahtsin seda öelda on see, et siin vanglas, no üldse nagu tolle vanglates ei olnud sellist asja, et ma olen nüüd vana mees, et mind peab austama. Öelda, kas vanu inimesi peab austama? Muidugi. Miks? Noori tuleb ka austada. Miks tuleb vanu inimesi austama? On terve elus munn olnud, kõige sitta keeranud nagu konta. Väga hea, et oled vana, kui oled jõuetu, kui ma saan siin maal lüüa. Et põhimõte, ma tahtsin teile põhimõte on see, et siin ei vaatanud keegi seda, kui vana sa oled. Et ma pean nüüd siin selle pärast austama, et sa oled vana. Ja üldiselt, muidugi ma siin ennast väljendan, kui ma olen kuskil seltskonnas ja ühiskonnas olen vanglas pole väljas, siis ma muidugi niimoodi ei suhte inimestega. Aga siin ma ei hakka ilustama mitte midagi. Ma räägin nii nagu on, nii nagu oli sellistel toonidel. Ja mul on isegi ükskord oli niimoodi, et üks sünnipäev tuli. Ja kui siis ma hoiatasin ette, et selline jutt tuleb ja see jutt riivas nii kõvasti kõrva, et oli poole pealt nõus ekskursiooni ära lõpetama. Aga siis teised, kes tema grupis olid, ütlesid, ei, me tahame lõpuni teha ja sellepärast ta jäi, aga ta oli juba valmis juba lõpetama, sest et mõned asjad on, mida inimestele ei meeldi nagu kuulda. Aga kui ma hakkan teile siin poliitkorrektne olema, noh, siis seda ei saa nagu edasi anda nii hästi. Et küll ma oskan. Nii, plaan on siis selline, et see vangla on hästi suur ja seal on üks hästi suur töötsoon. Sinna töötsooni me ei lähe, sest et sinna võib ära eksida. Noh, ta on tõesti suur. Sa võid sinna paariks tunniks lihtsalt ära eksida. Eks, et veel aeg on. Aga siis me läheme kõigepealt seda territooriumi peale sisse, ma näitan meil ära, kus kohas mis kasus ja siis seal sees hakkan juba midagi seal nagu teemasse minema, eks. Töötsoon oli siis selline, et siin oli kõik, ütleme, mis te metallitöödest oskate ette kujutada, kõike tehti. Väga keerulised metalli tehti ja edasi. Et metallitööd tehti, kui me sees hakkad teile mõningid asjad nagu rääkida, siis meil võib tekkida nagu küsimus, et aga kuidas see võimalik oli, siis tuleb meelde, et siin oli metallitööd. Ma ei hakka teile lihtsalt praegu ette ruttavalt ütlema. Nii, et nüüd me kohe läheme sinna elutsooni poole, aga algselt oli siis niimoodi, siin olid ainult süüdi mõistetud mehed, eks, 18+, et kes oli veel eeluurimisel, kelle kohtuotsus, ja mis tähendab, kas te teate, kes on süüdi mõistetud? Kes on süüdi mõistetud? Kui esimese astme kohus andis mulle 5 aastat, kas ma olen süüdi mõistetud? Kohtuotsus jõutab. Okei, ütles nii, et ette ära, ei lasknud teil mõelda, ütles ette ära. Kui kohtuotsus on jõustunud, siis oled sa süüdi mõistetud. Enne sa ei ole süüdi mõistetud. Nii, ja üldiselt, kui see auto nüüd siia tuli, siis laaditi siin nagu inimesed välja ja pandi alguses karantiini. Mitte sellepärast, et kontrollida, kas oled haige või sa ei ole haige. Aga sellepärast, et vaadata, panna mingid andmed kirja, panna mingid asjad kirja ja seal siis inimene või siis vang sai 2 nädala jooksul nagu otsustada, kuhu ta istuma läheb. Sest et ametnikud siin ei otsustanud, kuhu ta istuma läheb.
me läheme sinna elutsooni, seal olid plokid vastavalt, pärast me direktori kabinetis näeme neid blokke selle maketi peal, sest et mõned plokid on siin maha lammutatud, et vang pidi ise suutma otsustada, kus tal kael kannab, istud, kellega koos on. Et oma nii-öelda hierarhia järgi, kuhu sa kuulud. Nii et paneme siis edasi, sinna poole.